tere taas kord, seekord palju lähemalt Helsingist. Tervitusi saadan teile. Ma paar päeva tagasi jõudsin siia, õigemini 2 päeva tagasi ja siis, kui ma Oulust lahkusin, siis Oulus oli -22. Tulles siia praegu väga vihmasesse Helsingisse, kus on +1 või isegi 0. Et see oli minu jaoks selline, kuidas öelda, selline kliimašokk mõnes mõttes. Ma olen nagu väike eskimo siin oma paksude talveriietega, kus kõik teised on nii-öelda selliste tavaliste normaalsete riietega, aga mis sa teed? Elu selline on, et ma pigem hoian ennast soojas, kui nii-öelda tulen siia lootes, et äkki on ilus ilm. Ja pikk vahe on jälle sisse tulnud, isegi väga pikk. Ma tegelikult soovisin teha postitust kohe, või mitte postitust, nagu rääkida teiega siis, kui mul oli see õendusjuhtide konverents Tallinnas, sellepärast et ma olin ikka, pabistasin korralikult, nagu ikka mulle kombeks ja siis ma sain Eestis olla ainult 3 päeva, nii et kellelegi teada ei saanudki anda, et ma tegelikult Eestis olen, sellepärast et mul kahjuks ajaliselt lihtsalt ei mänginud välja see, et ma jõuaksin kuhugi või jõuaksin kellegiga kohtuda või üldse Eestis midagi teha. Aga see õendusjuhid muutuste keerises konverents läks tegelikult väga hästi, sellepärast et teema, milles ma esinesin, oli teadlikkustehnikad igapäevatöös ja ma tõesti valmistusin selleks, nägin vaeva ja valmistusin suhteliselt korralikult ja tõlkisin isegi ühe mudeli ära eesti keelde, mis algselt ma arvasin, et võib-olla see tõlkimine ei tulnud mul, ütleme, kõige paremal viisil välja, kuid hiljem natukene saades veel tagasisidet inimeste käest, kelle käest ma palusin tõlkimisabi, siis nad kiitsid ja ütlesid, et päris hästi on tõlgitud, nii et ma seda mudelit siis eesti keeles ei muudagi ära, et sobib. Ja üldjoontes läks päris hästi. Mul esimest korda elus, kuigi ma olen tõesti ju esinenud väga paljudes riikides, kuid mul ei ole kunagi olnud nii suurt publikumi, nagu oli seal, et peaaegu 300 inimest. Ma ei mäletanud absoluutselt midagi, mis ma rääkisin. Ma olin seda nii palju enda peas ette valmistanud ja hiljem ma absoluutselt ei mäletanud, mis ma tegelikult rääkisin. Aga tagasiside oli positiivne ja see ongi ilmselt kõige tähtsam. Ja siis nii kui ma kohe Oulu tagasi jõudsin, mul jäi 2 päeva vahet, andsin ma töötoa professoritele ülikoolis. Ja oi, see on minu jaoks selline, see oli isegi, ma ütlen südamest ausalt, et see oli isegi veel raskem, sellepärast, et õpetada inimesi, kes teavad kõike ja natukene teistsuguses võtmes, see on väljakutse omaette, aga tuleb tunnistada, et need inimesed jäid rahule ja pärast hiljem tulid isegi mind kiitma, sest ma olen ju pidevalt kogu aeg öelnud seda, et kui ma midagi olen Soomes teinud, siis on väga keeruline minu jaoks olnud, et ma saan otsest tagasisidet kohe. Ja see on minu jaoks tegelikult olnud alati hästi oluline. Ja seekord ma ka seda tegelikult kohe ei saanud ja ma olin üsna mures, et kuidas see inimesteni jõudis ja ütleme niimoodi, et ma ikka taaskord muretsesin. Üldse võib mulle anda tegelikult auhinna selle eest, et kuidas üks inimene suudab nii palju muretseda. Ja minu enda tehnikad on mind selles mõttes aidanud. Ma arvan, kui mul neid tehnikaid ei oleks, siis ilmselgelt oleksin ma printsess muretseja. Ma ei tea, see on uskumatu, ma lihtsalt vahel mõtlen, kuidas
kuidas võib üks inimene nii palju muretseda? Ma tõesti muretsen, kunagi välja ei paista, kuid ma tõesti muretsen ütlemata palju ühe väikse inimhinge mõistes, et see on märkimisväärne ja muljetavaldav, aga teistele ei soovita. Aga ma sain selle töötoaga ka hakkama ja tegelikult see oli päris hea mulle endale, sellepärast et jah, need on sihtgrupid olnud, kes ei ole kõige lihtsamad ja see on mulle endale hästi hea õppimiskoht olnud, et kuidas midagi edasi anda ja kuidas inimesed seda vastu võtavad ja väga erinevad sihtgrupid, et selles mõttes võib öelda, et ma olen õppinud. Ja üks tore uudis on, et mulle pakuti 2 joogatundi juurde, mida siis see on ülikooli spordikeskuse all, mida ma saan tegema hakata. Ja ma lähen riski peale või ma tegelikult juba läksin, et ühe joogatunni ma siis tegin spetsiaalselt partnerjoogatunni nime all pakun. Ja ma ei tea, ma tunnistan endale, et ma ei tea, võib-olla ei tule üldse inimesed sellesse tundi, sest et see on eelregistreerimisega, et üldse kursus saab alata, see on kursuse võtmes. Aga ma tahtsin proovida, et kui see on nii-öelda kindel selles description, mis eesti keeles on? Descriptionis, mul ei tule meelde eesti keeles, ma vabandan, siis inimesed teavad, kuhu nad tulevad ja mida sealt on oodata, et eks näis. Ja ma nüüd mõtlesingi, et kui see nüüd ütleme, et ei registreeruta, et äkki siis ma ikkagi teen kursuse ümber, et natukene see nagu rohkem algajatele individuaalsem ja teise joogatunni ma siis nimetasin see edasijõudnud Hatha joogatund, et inimestele, kes on mu gruppides varem olnud või kes soovivad natukene ennast enam arendada, et see on siis nagu võimalus neile, aga eks see üks risk ole, midagi pole teha, et ma proovin, et kui see nüüd ei õnnestu, ma saan öelda vähemalt, ma proovisin ja tõesti see kohe mitte üheski võtmes ei tööta ja ma olen endast andnud parima, aga eks näis siis. Ja siis meil oli siin Oulus oli jõulupidu, väikeste ja suurte laste jõulupidu. See on nii armas, sellepärast, et tore on näha, et nii palju lapsi on ja nüüd, kui me eelmine aasta selle traditsiooniga alustasime, siis on nii armas, et see traditsioon läheb edasi ja üks tore uudis on, mulle endal isiklikult on see hästi tore uudis, et Eesti Instituut nüüd aktsepteeris meid kui õpperühmana ja nüüd mul on võimalus oma õpilastele õppematerjale taodelda ja see on tegelikult hästi suur asi, sellepärast et minu see keelerühm on natukese teise kontseptsiooniga kui Soomes on, et Soomes on oluline see, et kõik lapsed on ühest koolist ja siis saab keelerühma alustada. Aga Oulus on niimoodi, et maksimum on 2 last ühes koolis, mis tähendab, et mul on kõik lapsed ümber Oulu ja Oulus seest ja ma olen moodustanud keelerühma niimoodi. Ja minule siis lepingu sõlmib siis üks koolides, kus mu õpilased käivad ja sellepärast ongi see lepinguprotsess olnud nii aeganõudev ja ma nüüd eelmine nädal alles sain lepingu ja see on uskumatu, aga lõpuks on see olemas ja see on olnud hästi selline aeglane protsess, nagu ma seda kirjeldanud teil olen, aga teistpidi on see jälle nii tänuväärne, et Soomes on selline võimalus, et lapsed saavad oma emakeelt õppida ja see on tasustatud. Loomulikult need numbrid ei ole midagi märkimisväärselt suurt mulle kui õpetajale palga suhtes, aga lastele endile on see ju suurepärane võimalus, et siiski oma emakeelt hoida, et väga palju keelerühmi on araabia keele, hiina keele, et jah, ükskõik mis keeled ja see on seaduses kirjas, et keelerühma peab siis kohalik omavalitsus nii-öelda tagama, kui on laste miinimumarv tagatud, milleks on siis
6 last. Eelnevalt oli 4, aga ilmselt minu õpperühmas oli vist 6 äkki ja kui on kooli sees, siis on 4, et siis saab seda õpperühma alustada. Ja nii ongi, kui päris aus olla, siis see novembrikuu on minu jaoks olnud suhteliselt emotsionaalne, ma kuidagi olen pilla-palla, jooksen ringi oma emotsioonidega ja nüüd olen püüdnud ennast tasapisi kokku korjata, et rajal püsida, et pean tõsiselt tunnistama, et kuidagi jah, november, detsembri algus on olnud sellised mingis mõttes emotsionaalsed ja võib-olla see on, ma ei ole mõelnud, millega see seotud on, et mul nüüd korterikaaslane läheb ka ära ja kuna kõik, mu elu on olnud, kes on lugenud, on olnud üsna ebastabiilne juba väga pikki aastaid ja Soome on nagu koha poole peast nagu stabiilsust pakkunud ja Gregor on olnud oma plusside ja miinustega nii-öelda minu üks kindel isik, kes on 2 aastat minuga seal nii-öelda olnud ja mis meil seal kõik juhtunud on, see on omamoodi lugu, aga ta on olnud seal olemas ja nüüd, kui ta mulle ühel hetkel ütles, et ta läheb ära, no siis see ikka raputas mind natukene, et tegi nii-öelda tundlikuks, et asjad loksusid kuidagi minu jaoks nagu paigast ära või selline ebakindlus tuli, et Jane, et mis edasi või kuidas või mismoodi, aga ma leidsin endale ühe toreda itaallasest toakaaslase, kes on minu eelnev õpilane olnud joogas. Ja selles mõttes mul on hästi tore, et ei ole täitsa uus inimene, et on inimene, keda ma tean. Ja nii minuga siis ongi siin ja jah, täpselt niimoodi on. Ma püüan tasapisi oma ebakindluse killukesi kokku panna ja natukene oma olemist kindlamaks teha ja siis proovin selle detsembrikuu ja nii-öelda tasapisi ikkagi rõõmsal meelel vastu pidada, et kuigi ütlen ausalt, et pisikene kurbus on ikkagi hinges, aga see on normaalne, see on ju täiesti normaalne. Ja siis ma olen siin hokit mänginud ja uisutanud ja suusatanud ja nüüd järgmine nädal pean ujuma ja vahepeal ma mõtlen, et oh jumal, et mis veel, aga need on sellised aluskursused, mis ma pean ära tegema ja siis, kui me nüüd reedel saime kokku oma õppetöö koordinaatoriga ja vaadates, mis ma olen teinud ja kuidas, siis vahepeal on mul tunne, et ma ei liigugi, et sellel pole lõppu, aga siis, kui ma lõpuks nägin nagu kirjalikult kõike seda, mida ma olen teinud, siis võib öelda, et Paion, sa oled ikka tasapisi liikunud, et lõpp ei ole enam kaugel. Ja nii minuga ongi siit ja kallistan ja tervitan teid ja hoidke endid ja nautige seda detsembrikuud nii palju, kui te seda teha saate ja vahel võtke iseendi jaoks aega. Nagu ikka, ma alati rõhutan seda. Et kallistades ja olge hästi armsad.